Kevin, tore on sind taas näha Eestis võistlemas. Kuidas tunne on? Tunnen väga hea ikka kodus olla, et Ameerikas võistlemine on minu unistus olnud ja see aasta see tõeks ka sai, aga ikkagi kodus on ikkagi eriline olla. No esimese sõidu sa kahjuks pidid katkestama. Mis täpsemalt juhtus? See on mitmenädalase programmi lõpptulemus, mis siis kõik see reisimine, ajavahe, magamatus nüüd öösel sain 1 tunni magada, et südame oli rütmist välja ja tundsin, et ei ole mõistlik jätkata, et ilmselt ei oleks hästi lõppenud ja võtsin mõistlikult ja tulin maha. Seda on muidugi kahju kuulda. Sa mainisid ka Ameerikat, sul sai seal just hooaeg siis läbi. Kuidas sa kokku võtaksid oma hooaja? Ma arvan, et väga edukaks võib ikkagi lugeda, et aasta kokkuvõttes 9. koht ja esimese mitte-ameeriklasena suutsin ka poodiumile tulla etapil, et ülipõnev kogemus ja ma loodan, et ma saan ka tagasi minna, et oma arengut jätkata. No meie oleme igal juhul sinu üle väga uhked, tõesti väga kõva saavutus ja sa oled oma märgi ikkagi jätnud Ameerikasse. Kui ma ei eksi, siis sa tegelikult said ka uustulnuka auhinna. Jaa, et esimest aastat pro-klassis sõitjate seas nii-öelda, siis sain parima koha ja uustulnuka auhind, jah. Kuidas see valitakse, kas on lihtsalt, et kes Euroopast tulevad sõitma, sest et seal on ju tegelikult veel sõitjaid, kes on Euroopast, et kuidas see lõppselektsioon siis tekib, et kellele see antakse? See on nii, et kui mina nüüd läksin, siis esimest hooaega sõitsin pro-klassis, et kõik, kes esimest hooaega pro-klassis nüüd sõidavad, siis nende vahel, et kes siis hooaja lõpus sai parema koha. Mis võib-olla oli kõige üllatavam selle nii-öelda Ameerika hooaja juures? Ma arvan, et kogu see võistluse atmosfäär, mis seal on, et seal on nii palju neid osalejaid ja ainult koadid kõik nädalavahetuse jooksul, et ma 300-400 koadi nädalavahetuse jooksul, siis see on midagi uut ja see on väga põnev. Kui sa nüüd võrdled siis Ameerika võistlusi ja Eesti võistlusi, siis mida sa Ameerika võistluste puhul kõige enam võib-olla igatsed või puudust tunned? Ma arvan, et seda, kuidas rajad muutuvad, et kui ainult koadid raja peal on, siis ta muutub teistmoodi ja ei tule selliseid rööpaid nagu siin Eestis, kui me peame koos soolo ja külgvankritega koos sõitma, et seda ma nautisin kõige rohkem, et neid sügavaid rööpaid ei olnud. No nüüd sa oled Eestis tagasi, meil on väga-väga hea meel. Kuidas sa hindad konkurentsi siin Eestis, sest et meil on ju noored tublid poisid peale tulnud, kes on saanud siin rahus niimoodi ilma sinuta sõita, et kuidas sa hindad nende siis sõitu? Ja esiteks väga imelik oli eemal olla, et lugesin neid uudiseid, kuidas see nädalavahetus on seal kross ja järgmisel seal, et alati olen olnud ise kohal, et nüüd seal kaugel vaatad neid uudiseid ja pilte ja kõik, et teistmoodi oli väga imelik, aga Rasmus ja Karl Robin teevad väga head hooaega ja mul on väga hea meel nendega minna rahvuste krossile vastu, et loodetavasti suudame seal hea tulemuse teha Eesti jaoks. Kas te olete juba arutanud ka, et mis plaanidega te lähete siis rahvuste krossile? Täpseid plaane ei ole veel paika panda, aga vaikselt juba räägime, kuidas ja mis ja kuidas minek on ja selliseid, et üritame juba seda kambavaimu luua. Kuidas see rada võiks Eesti tiimile üldse sobida? Ma arvan, et see on päris hea, et ilmselt ta natukene meile võõras, kuna ta on mägine ja väga kõva pinnasega, aga ma usun, et Karl Robin ja Rasmus suudavad väga hästi kohaneda. Karl Robin tegi seal talvel trenni ka ja mina olen seal mõned aastad tagasi võistelnud, et ma arvan, et üheskoos suudame hea tulemuse teha ja üksteist õpetada ka. Kuidas sulle isiklikult võib-olla sellise stiiliga rajad sobivad? Ma arvan, et sobib hästi, et seda kõva pinnast ja mägiseid radu ma olen nüüd see hooaeg saanud kõvasti nühkida ja harjutada seal Ameerikas, et ma loodan, et läheb hästi ja et sobib ilusti. Millised on üldse su edasised plaanid? Kas meil on võimalik sind 2 nädala pärast langel ka näha? Jaa, ma nüüd pean siin natukene puhkama, et see ikkagi natukene oli liiga kurnav, et sealt ajavahega tulla siia ja otse võistlema, et lootsin tulla, et sõita natuke kodupubliku ees ka, aga
aga nüüd järgmine nädal me võistleme Prantsusmaal, on 12 tunni kestvussõit 3-liikmeliste meeskondadena, et läheme sinna ja siis tagasi tulles loodetavasti puhkan uuesti välja ja langel tahaks ikkagi stardis olla, et viimane Eestikate etapp ja tahaks ikkagi puu taga olla. Igal juhul meil on hea meel, et sa oled Eestis tagasi ja tõesti, sa väärid seda puhkust, nii et võta see aeg ja puhka ja me soovime sulle palju edu. Suured tänud, aitäh!